Tervist, sõbrad! Minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja kõigepealt ma tahan tänada kõiki neid, kes on seda kanalit toetanud ja selle eest palvetanud. Ja suur tänu kaasalamast ja laikimast ja jagamast seda kanalit oma sõpradega. See tähendab minu jaoks väga-väga palju. See missioon ei ole mitte mingi kasu, aga jagada Jumala sõna julgustust inimestele, usaldades, et Issand võtab selle, mida mina teen omas ajas ja hetkes ja kasutab seda kui tööriista ja julgustusvahendit kellegi jaoks nende vajaduse hetkel. Ja seda saab üksnes Jumala püha vaim kokku kombineerida ja see on tema ekspertiis. Aga sõbrad, siin me oleme Karjase kohvi saates, mul on siin ka Siguri kohvi seekord. Palju sa seda päris kohvi ikka jood? Helle Kalamägi õpetas mulle seda kohvi tegema ingveri pulbriga ja lisada natukene teatud piima sisse. Ja see tuleb päris hea jook välja, soovitan proovida. Täna, sõbrad, ma tahan teile jagada eeskuju väest. Et eeskujul on üks tohutu vägi, seda me teame kõik. Ma tahan lugeda teile Uuest Testamendist esimese Thessaloniklaste kirjast, esimesest peatükist salmist 5-7. Paulus kirjutab siin sellele kogudusele, öeldes, et meie evangeelium ei tulnud teie juurde mitte ainult sõnaga, vaid ka väega ning püha vaimuga ja väga kindla veendumusega. Nagu te ju isegi teate, missugused meie olime teie seas teie pärast. Ja teist said meie ja Issanda järgijad, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses püha vaimu rõõmuga, nii et olete saanud eeskujuks kõigile usklikele Makedoonias ja Ahaias. Nüüd me keegi ei kahtle, et eeskujudel on tohutu vägi. Lapsena unistasime kõik saada kellekski. Ma mäletan, minu ema vaatas korvpallivõistlusi nõukogude aja televisioonist ja kuna ema pidas seda tähtsaks ja mind käskis magama minna kell 9 ega lubanud vaadata neid asju, siis need korvpallurid said minu eeskujudeks. Ma mõtlen, kui ma saan suureks, ma tahan saada korvpalluriks. Tol ajal nõukogude televisioonis samuti oli kriminulle nagu Sherlock Holmes ja Dr. Watson ja mu ema vaatas neid televiisorist. Ja kuna mu ema pidas neid tähtsateks, siis mõtlesin, need on olulised isikud ja mina mõtlesin suureks saades minust saab kriminaaluurija. Nii et juba lapseeast alates me järgime eeskujusid, otsime endile eeskujusid. Teadlased väidavad, et beebid juba 6-kuustena suudavad imiteerida teatud näogrimasse ja liigutusi, mida nende vanemad teevad. Ja kui me kasvame natukene edasi, läheme kooli, meil tekivad koolis eeskujud. Peaaegu et igas klassis on keegi klassi liider. Koolis keegi popp-poiss, popp-tüdruk. Mis iganes siis ta populaarseks teeb, aga meie koolis ja vähemalt poiste jaoks oli üks noor mees ja minu jaoks samuti suur eeskuju. Ta nimi oli Janek. Janek oli mulle eeskuju, sest Janek oli populaarne. Janek oli tugev spordipoiss, tal oli alati kõige uuem muusika ja Janekul oli juba noores eas pruut ja Janek oli tegija. Ja kui keegi on tegija, kes ei tahaks olla tegija sarnane. Nii et ma tahtsin olla tema sarnane. Ja koolis õppides muidugi oli samuti mul õppimise eeskujud. Alguses ma tahtsin väga-väga eeskujulikult õppida. Mul oli päevi ja kordi, kus mul oli ühe päeva peal 5 õppetundi ja 6 hinnet ja kõik 5. Meid nimelt oli ainult 14 õpilast klassis, nii et see oli peaaegu iga kord
küsiti sind vastama ja sa pidid alati olema valmis. Esimesed 2 klassi ma olin 5. poiss, aga sealt edasi minu õppeedukus hakkas tasapisi langema ja 8. klassis, põhikooli viimases klassis mul oli juba hulga 3-sid. Ja kui ma jõudsin keskkooli, siis minu eeskujudeks said peomehed, seltskonnalõvid, elumehed. Ja ma mäletan nendes seltskondades, kus ma käisin ja sõpradega, kellega ma läbi käisin, imetleti neid, kes mängivad kitarri ja paar poissi meie seltskonnas mängisid hästi kitarri. Ja muidugi see ei võtnud raketiteadust, et mõista, et nendele meestele pööratakse pilku, need on populaarsed, kogu aeg öeldakse, Tom, mängi midagi, seal oli üks Toomas, kes mängis kitarri. Ja ma ütlesin, mina pean selle kitarri samuti ära õppima. Nii et minu kitarri mängimise algus ei olnud midagi seotud musikaalsusega. Mitte midagi pistmist sellega, et mul oli and või mingisugune võime. Vastupidi, mul oli nii kehva kuulmine. Ma mõtlen muusikalist kuulmist. Et ma pingutasin kitarri keeled katki. Ma ei saanud ära, millal ta hääles on. Muidugi tänapäeval on sul mobiilseadmes juba kitarri häälestajad ja muud häälestusseadmed, mis kõik on kätte saadud. Tollel polnud midagi kõrva järgi ja kui kõrv on kehva, ühesõnaga see oli, mis juhtus, kitarrikeeled jälle lendasid katki. Aga ma olin tegija. Ma ei unusta iial ära seal samas Uulu külas. Ühel päeval sõbrad, kellega me tihti seal hängisime ja läbi käisime, kutsusid meid Uulu silla alla. Nüüd ma olin poistega tihti läinud silla alla, aga seda selleks, et seal kätega kala püüda. Kuna seal silla all oli palju kive, suuri kive, kalad puhkasid nende kivide taga, enne kui nad edasi läksid ja seal said palja käega püüda kalu. Ma mõtlesin, et me lähme jälle kala püüdma, aga selle asemel üks poistest võttis oma puhvaika hõlma lahti, pani käe sinna sisse ja tõmbas välja suitsupaki ja pani suitsu ette, pani põlema. Vaatas meie poole, mina ja minu sõber, kes olime nooremad, ja ütles, mis mehed teie olete. Ja ma mäletan seda, kuidas pärast seda, kui see intsident läbi oli, esiteks ma olin šokeeritud, et see poiss teeb midagi sellist, teeb suitsu, täitsa lõpp. Aga kuna see mees seostas suitsetamist meheks olemisega ja Janno Peensalu tahtis iga hinna eest olla mees, siis pärast seda intsidenti ma jooksin kohe koju, mis oli 100 meetrit sealt sillast. Läksin, võtsin oma ema suitsupakist, kes suitsetas Rumba marki, ühe suitsu. Esimene suits, mis ma elus olin võtnud ema tagant. Võtsin tikud, läksin tuppa, tegin akna lahti, panin suitsu põlema ja pahvisin selle suitsu seal akna peal ära ja ma tundsin ennast mehena. Sest nüüd ma järgisin nende vanemate poiste eeskuju. See, kui väelised eeskujud meie elus on. Siis ühel hetkel 17-aastaselt sai minust kristlane ja mul tekkisid uued eeskujud. Ja sealt edasi eeskujud laienesid juba läbi videokanali doktor Ed Cole. Tema intonatsioon sai minu eeskujuks. Rod Parsley, pastor Rod Parsley. Vaatasin, kuidas ta piiblit käes hoidis, kui ta jutlustas. Ma hoidsin samamoodi piiblit käes. Ja siis üks raamat Kenneth Hagini poolt, kus raamatu taga oli Kenneth Hagini pilt ja ta oli seal valge lipsuga. Ja kui ma esimest korda sain sõita siit Eestist välja, see oli veel nõukogude aja lõpus, Rootsi. Ja me olime nädal aega seal ühel üritusel sõpruskoguduses ja meile anti taskuraha selleks nädalaks, mis oli märkimisväärne summa, ma polnud sukest raha iial oma käes enne hoidnud. Ja ma sattusin ühte poodi, kus olid riided ja samuti lipsud ja ma nägin seal ühte valget lipsu ja ma kulutasin kogu selle raha, et osta see valge lips, kuna Kenneth Haginil oli valge lips ja ma imetlesin seda meest ja ma tahtsin olla tema sarnane. Nii et see on, kui väelised eeskujud on. Nii et me oleme täna paljude oma elu eeskujude tulemus. Ja meie eeskujud, ole aus, mõjutavad meid elu lõpuni. Ja eeskuju vägi pole piiratud üksnes inimkonnaga. Ka loomariik, linnuriik järgib eeskujusid.
näiteks linnud võivad õppida laulma mingisuguse hääle järgi, mida nad kuulevad, mida inimesed teevad. Muidugi papagoid võivad teha mingisuguseid häälitsusi järgi. Nooremad ahvid vaatavad vanemate ahvide liigutusi, kuidas nad teatud tööriistadega ringi käivad ja sõna otseses mõttes ahvivad, kuidas seda teha. Hobused, koerad vaatavad oma omaniku näoliigutusi, kehakeelt, neid grimasse, et siis nendest lugeda välja omaniku tuju, eeskuju mõjub ka neile. Inimestena aga meie suurim eeskuju on teised inimesed, mitte autod, mitte nutiseadmed, mitte majad, mitte materiaalsed asjad, aga just nimelt teised inimesed, nende väärtused, nende põhimõtted, nende iseloomujooned, nende iseloomu atribuudid, nende suhtumised, hoiakud ja meelelaad mõjutab meid kõige enam. 1. Timoteuse 4:12 Paulus ütleb Timoteusele, ole usklikele eeskujuks sõnas, elus, armastuses, usus, puhtuses ja loetleb seal nimekirja asju, milles olla eeskujuks, mis ütleb seda, et mitte kõik kristlased ka juba tol ajal ei olnud tingimata eeskujuks. Nüüd tänapäeval me imetleme jutlustajaid, sõnaosavaid inimesi. Aga Ed Cole alati ütles, et väljendusoskus ei tulene mitte kantslist, aga tuleneb kiriku pingi pealt ehk tegelikult audients, kes on näljane, avatud ja ootab midagi Jumala käest, põhjustab, et see jutlustaja peal olev võidmine voolab ühe teise intensiivsusega ja Jumala vägi tuleb temast läbi selle audientsi jaoks, kes on näljased ja põnevil ja ootavad midagi Jumalalt. Aga me võime kokkuvõtvalt öelda, et parem on hästi tehtud kui hästi öeldud. Ja vahest me mõõdame tarkust sõnade järgi, mitte tegude järgi, nii nagu tegelikult Jakobus õpetas meid tarkust hindama. Nii et jumalik eluviis on vähem fookuses kui jutlustamine. Aga mis annab jutlustajale meelevalla jutlustada, ei ole mitte see, et ta on koolid läbi käinud ja tal on kõrgharidus, aga see, et ta ise on oma eluga eeskujuks ja elab seda, millest ta räägib. Johannese evangeeliumis peatükk 1 ja 4 öeldakse Jeesusest, et temas oli elu ja elu oli inimeste valgus. Kuni Jeesus tuli, ei olnud kellegi elu näol valgust või valgustust inimkonna jaoks. Nüüd Taavet ütles küll, et sinu sõnad, viidates Jumala sõnale, need on valguseks minu jalgteel, aga kellegi elu ei olnud selline täielik valgus, kuniks tuli Jeesus ja Johannes ütlebki, et tema valgustab igat inimest. Ja see valgus, millest seal räägitakse, on samuti eeskuju valgus. Jeesus elas perfektse eeskujuna Jumala olemusest inimkonna keskel. Ta etendas armastust, etendas pikka meelt, andeks andmist, lunastust, lepitavat ja taastavat loomust ja Jeesus näitas, milline Jumal on. Ometi Jeesus ei jutlustanud 30 aastat. Tema teenistusaeg oli kõigest 3,5 aastat, see viimane osa tema elueast. Aga kogu ülejäänud elu Jeesus elas jumalikku elu. Sest kui Jeesus sai ristitud enne, kui tema teenistuste astus, avalikku teenimisse astus, ütles Jumal tema kohta, et see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel, ma olen rahul temaga. Nii et Jeesus pidi elama meelepäraselt sõna kuulmises Jumalale, ta alistus oma vanematele, ta elas eeskujuna. Ja sellepärast on loodud ka üks käevõru VVJD, What would Jesus do, mida Jeesus teeks. Ja ma arvan, et see ei ole paha küsida enda käest igas olukorras, eriti keerulises situatsioonis, et mida Jeesus
teeks sellises olukorras, kuidas tema reageeriks sellele ütlusele, kuidas tema lahendaks selle konflikti, kuidas ta käituks, kui keegi teda nõnda adresseerib. Nii et Jeesusest sai Jumala nähtav kuju või võiks öelda eeskuju, millega ta mõjutas seda maailma. Apostel Paulus ütles 1. Korintlastele 4:16, et võtke mind eeskujuks. Samuti ütleb ta samas kirjas 11. peatükis 1. salmis sama asja. Järgige mind nii, nagu mina järgin Kristust. Hebra kirja kirjutaja ütleb, et 6:12, et te järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud. Ja Filiplastele 3:17 apostel ütleb samuti, järgige minu eeskuju, ja siis ta ütleb lisaks, ja vaadelge neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Ja lõppeks Mattuse 5:14 Jeesus ütles nendele, kes teda kuulasid, ehk meile kõigile, teie olete maailma valgus. Nii et sina ja mina, kes me oleme Jumala lapsed, oleme kutsutud olema eeskujuks selles maailmas. Ja tulles tagasi nüüd selle kirjakoha juurde, mida me Thessaloniklaste kirjast lugesime, siis see kirjeldab apostel Pauluse teist missioonireisi Väike-Aasiasse, mida ta tegi aastal umbes 49 peale Kristust. See kogu põnev reis on saanud alguse üleloomulikust nägemusest, kus Paulus on näinud, et Makedoonia mees kutsub teda alla, mille najal kogu tiim läheb liikvele ja ilmselgelt on põnevil sellest, mida nüüd Jumal teeb, üksnes avastada, et see suurejooneline nägemus pöördub kibedaks tagakiusuks seal esimeses kohas juba Philippis. Nad pekstakse seal üsna vaese omaks. Tollel ajal küll kasutati sarapuu või vahtra keppe, et anda, nii nagu piibelgi nimetab seda, vitsa nendele meestele. Aga see võis tähendada väga tõsiseid nahakahjustusi, teinekord isegi kõõluste ja lihaste kahjustusi. Nii et Paulus ja Siilas on siin saanud väga kõva tagakiusu ohvriks. Ja sealt Filippist nad lähevad edasi Thessalonikasse, mis oli kuskil 6-7 päeva teekond. Thessalonika oli väga oluline linn, see oli selle Makedoonia provintsi pealinn ja 3 järjestikusel hingamispäeval, nagu ütleb apostlite 17. peatükk, apostel Paulus ja tema tiim kuulutavad seal Thessalonika sünagoogides evangeeliumit ja meile öeldakse, nad saavad mõned usklikuteks. Ainult selleks, et uuesti väga kibe tagakius tõuseb Pauluse ja Siilase ja kogu selle tiimi vastu ja nende uute usklikute vastu. Nii et keskkond, kus need inimesed usklikuteks saavad, on väga vaenulik ja nende usuteekond ei tõota tulla roosiline. See tundub, et see on väljakutsete jada. Ometi sellest vaenulikust keskkonnast hoolimata, kus need inimesed saavad usklikuteks, on veel üks tugevam faktor, mis neid mõjutab. Ja see on Pauluse ja Siilase eeskuju. Sest me lugesime siin, et evangeelium ei tulnud nende juurde ainult sõnaga, vaid väega ja püha vaimuga ja väga kindla veendumusega. Ja need asjad said esile tulla tänu sellele, mida ta ütleb siin edasi, nagu te isegi teate, missugused meie olime teie seas, teie pärast. Te nägite meid, te panite tähele meie eeskuju ja teist said meie ja issanda järgijad. Meie ja issanda järgijad. Nii et Paulus kinnitab seda, et need ei olnud ainult sõnad, mis kinnitasid neid uusi usklikke jääma, püsima Kristlusesse. See oli eeskuju. Pauluse ja Siilase haavad ei olnud veel lõplikult kosunud, aga need mehed olid kirlikud oma missiooni täitma, nad olid pühendunud oma kutsumisele. Nad lihtsalt järgisid seda missiooni, mis Jumal oli neile andnud. Hoolimata survest, hoolimata tagakiusust, nad elasid edasi oma jumaliku eluviisi
ja see kõnetas neid tessaloniklaste uusi pöördunuid sellisel viisil, et keskkond ei olnud mitte see määratlev faktor või defineeriv mõjutaja. Kõige suurem mõju oli neile jumalikul eeskujul. Ja sellepärast, sõbrad, on piiblis üks mees, kes ei ütlenud ühtegi sõna, aga tema eeskujul oli tohutu vägi. Ja see mees oli Jeesuse maine isa Joosep. Sa ei leia ühestki evangeeliumist, et ta kuskil midagi räägib. Aga piibel nimetab teda jumalikuks meheks, jumala kartlikuks meheks, ta oli õige mees, ta tegi, mida ta koges, et ta oli sõnakuulelik Jumalale, ta tegi otse kohe, mida Jumal andis ta südamesse teha ja tema eeskuju jõudis piibli kaante vahele hoolimata sellest, et ühtegi sõna ei ole üles tähendatud siin evangeeliumites, mida Joosep ütles. Mees, kes oli vait, mõjutas ikkagi teisi enda ümber. Nii et Jeesuse sõnad, mida ta ütles Matteuse evangeeliumis 5. peatükis ja 16. salmis, käivad täna meie kohta selles valguses, mida me oleme kuulnud. Nõnda paisku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Kas sa näed seda mõju taeva suunas? Kui nad näevad teie häid tegusid, annaksid au teie isale, kes on taevas. Teie elu, teie teod võivad nihutada, liigutada inimesi lähemale Jumalale. Ja see peaks olema see viis ja see põhjus, miks me elame ja kuidas me oma elusid välja elame, et me liigutaksime, mõjutaksime ja nihutaksime inimesi oma eluga lähemale Jumalale. Ma lõpetan nende mõtetega. Albert Schweitzer on öelnud, et hea eeskuju on 2 korda parem kui hea nõu. Ma olen nõus. Keegi teine on öelnud, et instruktsioon on lapsele hea, eeskuju on parem. Ja George Washington, üks siis Ameerika presidentidest, on öelnud, et eeskuju, olgu hea või halb, on võimas mõjutaja. Ja keegi teine on öelnud nõnda, kui sa sead hea eeskuju, ei pea sa muretsema nii palju eeskirjade seadmise pärast. Ja Benjamin Franklin on öelnud, et hea eeskuju on parim jutlus. Nii et see on see, mida Jumal... Ja Benjamin Franklin on öelnud, et hea eeskuju on parim jutlus. Nii et meie mandaat ei ole mitte üksnes järgida jumalikke eeskujusid, vaid nagu ka selles kirjakohas olla ise kellegile eeskujuks. Ja teist said meie ja issanda järgijad, kui te võtsite sõna vastu suures viletsuses. Keskkond oli vaenulik, aga see mõju, mida te nägite meist, oli võimsam pühavaimu rõõmuga, nii et teie olete saanud eeskujuks kõigile usklikutele Ahaias ja Makedoonias. Sõbrad, see on meie missioon issandalt endalt, olla valguseks selles maailmas. Sõbrad, tänan teid vaatamast, tänan teid kanalit toetamast, jagamast, laikimast. Olge vahvad, issand õnnistagu teid ja näeme varsti jälle. Ja 2 väikest boonuskirja kohta, mis ma tahan teiega jagada veel sellest teemast. Esimene tuleb 1. Peetruse kirjast 2. peatükist salm 11 ja 12, kus öeldakse, armsad, ma manitsen teid kui võõrad ja majalisi hoiduda lihalikest imudest, mis sõdivad hinge vastu ja elada voorusliku elu paganate keskel, et nad selles, mille pärast nad teist kui kurjategija eest paha räägivad, teie häid tegusid nähes annaksid Jumalale austust katsumispäeval. Ja teine kirjakoht tuleb Filiplastele kirjas 2. peatükist ja salm 14, kus öeldakse meile, tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata,
et oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset tigedat ja pöörast sugupõlve, kellede seas te paistate otse kui taevatähed maailmas hoides elusõna.